Katrin Sangla ja tutvustan teile täna rubriigist 50 ilunippi uusi moodsaid tekstuure, millised on huulepulga värvidel võimalik valida ja kuidas nüüd teha seda ilusat ja kauapüsivat huult. Ja huulte puhul on tähtis see, et on muutunud need tekstuurid. Väga moes on matid huuled ja see, mis on kõige suurem võib-olla uuendus on, mina hetkel teen hästi sukse erksavärvilise glamuurse õhtumeigi huule, aga ka see, et panen korra suu kinni. Ükskõik, kas nad on nüüd õhukese tekstuuriga, on nad metallikud, on nad matid, nad on kõik kaua püsivad. Mõeldudki 8-12 tundi seal peal olema, reklaamid lubavad 24, aga 24 tundi vaevalt. Naisterahvas või huulepulgaga tahab olla. Kui oluline on see pliiats huulepulga all, huulepliiats? Ta nüüd raamimise jaoks, kui sa teed nüüd erksavärvilist või sukest hästi graafilist huult, siis ta on ikkagi oluline. Kui sa teed niude naturaalseid toone ja saad kenasti aplikaatoriga ise hakkama, siis ta nii oluline ei ole. Aga kui see meik peab olema selline viimistletud, ikkagi välja vormitud, sa tahad, et ta veel foto oleb hea, siis see huulepliiats annab selle dimensiooni, sa võid ju teha sellised ombre huuled, mis tähendab mitme värviga hajutamist. Üks on põhivärv, huulevärv, siis kindlasti tumedam huulepulk ja siis veidi heledamad keskosad ja saab nad kõik oma vahel panna siis ühtlaselt ära hajutada ja panna sellised täiesti imeilusa lopsaka suu illusiooni, et ei pea tegema neid huulefillereid, kui võib iga päev värvida lihtsalt omal huuled hästi täiuslikult lopsakaks. Sa katad ikkagi pliiatsiga siis terve huule? Ei, päris tervet ei kata. Kuna need kauapüsivatel tekstuuridel on nüüd selline otsik, mis ei anna võib-olla kõige paremini manööverdama alati, siis see pliiatsi osa, tema on pehme ja temaga ma saan teha veel muutusi. Et laske korralikult huulevärvil ära kuivada. Ärge pange huuli kohe kinni või kui siis hästi ruttu kohe kinni ja laiali hajutada, sest kui nüüd jätta kuskil ebatasasus või mitte värvitud koht, see kuivab ära ja pärast seda enam lahti ei hajuta. Oluline on ka vaadata, et need hambad jääksid puhtaks. No see on igavikuline küsimus, kuidas hambad puhtaks jääks? See on see nipp, et ikkagi näpu paned suhu, torkad korra. Puhta näpu? Puhta näpu ikka, täiesti puhta. Ilusta ajal ka soovitatavalt pestud. Ning siis ülejääk. Jah, tegelikult ta, millest see tuleb, on see, et sa liiga sügavalt värvid. Ka mina võin liiga sügavalt värvida, eriti pintsli võtan kätte. Ja kui see värv liiga sügavale läheb, siis ta määrib ära sul kas rääkimise või siis söömise käigus. Need uued huulepulgad muidugi, miks nad on head, need võib-olla on ebamugavam katta. Nad on head sellepärast, et kui sa oled näinud, et sa oled kuskil peenes seltskonnas, pärast tassid on punased, kui sa... väga vahva on see ka minu meelest sellised metallikud, mis annavad tõeliselt moodsa ja glamuurse sära, et need ka kaua püsivad, et ei ole niiviisi, et pead nüüd kasutama ainult huuleläiget huule sära esile toomiseks.